Tere tulemast kanalile Wild64, et täna siis võtsin lahti oma Kokuka mootori, et meelde tuletada, millest see mootor nagu sai kokku pandud. Aga üldiselt on siis tegu vana D6-ga, siukene varajasem variant. No ma ei tea, kuidas siit paistab, aga vist on näha. See mootori number. Nii, mootori sees siis on, siia on pandud siis Chao valb, mõõdus 38.2, ülemine rõngas siis siukene L ja silinder põhimõtteliselt täiesti originaal, ei ole siin mitte midagi viilitud ega tuunitud, põhimõtteliselt on siin väljalaskel üks nurk, siit on natukene on järgi aidatud, siin oli niisugune valukühm oli ja see on ka kõik, mis selle silindriga on tehtud. Muus osas täiesti originaal, aga puhub väga hästi ja see mootor teeb päris head jõudu, et niisugune juba mingi 2,5 pealt on tal täielik moment juba taga ja siis sumbutajaks on siia pandud mingi roller resonaator ja sellega ta veab kuni 9000 peale. Et jah, et siin kõik originaalkeps ja et kepsu on siin küll natukene külgede pealt nagu maha viilitud, et veidikene kergemaks. Siis väntvõll on ka mingi varasem D6, mis on siis niisugune natukene raskem variant. Karterid ka ei ole midagi siit viilitud tehtud, on ju. Ainukene, mis on karterite juures siis veel muudetud, on, et see puks on tehtud uus ja on tehtud siis kraega ja seal on ka siis otsa simmerling, et mootoril on nagu mõlemas otsas ikkagi nagu simmerlingid, et ei oleks mingisugust lisaõhu võtmise võimalust, on ju. Aga jah, ütleme, et see mootor on mul siin kokku pandud mingisugune, ma julgen öelda, et mingi 7 aastat tagasi võib-olla jah. Ja see on iga suvi mul siin saanud siukest vatti, et ühesõnaga jah, siukene väljaelamise riist mul on ja sõidab väga, väga mõnusalt tagaratta peal, nii et väänet ja momenti on selle mootoril kõvasti, et siin jah, seisab veel on karburaator, on Delorto 12 mm. Aga selle ma panin puhtalt sellepärast, et ei peaks neid kruve siin näppima, et korra paned paika ja nii on, et edasi on ainult lenksu pealt vajutan rikastuse nuppu ja läheb. Vot, et selline huvitav mootor, et suvel ma näitasin seda võrri nagu väliselt ja rääkisin, kuidas ta tehtud on siin, et nüüd siis näete seda mootorit nagu seespoolt ka. Ja miks ma selle veel lahti võtsin, on see, et ma tahangi nüüd nagu selle võrri peal proovida siis seda 41 mõõdus kolviga silindrit, et siin on mul teada, kuidas moodi see asi nüüd nagu ütleme selle peenikse kolviga töötas, et siis tahangi näha, et mis 41 mõõdus kolb siin nagu juurde annab. Kuigi jah, ütleme, et testida ei saa, sest väljas on paks lumi maas ja libe on, aga et ju see jääb siis nagu edaspidiseks, aga lihtsalt praegu on natukene aega ja sobiv hetk see asi ära teha, et ennem kui ma nagu siin uute projektidega edasi hakkan minema. Vot, siukene mootor siis. Et selleks korraks nii, jääme nägemist.